järjekordne corneri etapp, järjekordne Eval Challenge, seekord praegu toimuva Estonian Grand Prix raames on meil siin Porsche ring, Audru ring, heal lapsel mitu nime, kuidas keegi iganes tahab seda kutsuda ja autoks siis GT3 Porsche, nii et põnevad masinad eelmisest nädalast endal ka sellega soe sees ja huvitav on see kereautode värk, et kes pole sellega varem sõitnud, see alajuhitavus ja see pidurdusmaa on alguses harjumatud, aga tegelikult meeletult fun. Et Risto, ma polegi sult küsinud, kas sa eelistad vormelid või kereautosid? Mida iganes, millega võistlus on, mul endiselt eelistus puudub, kõik meeldib. Kõik meeldib ja oled sa... Tegelikult ma mäletan, Porsche Cup meeldib kõige rohkem, jah. Porsche Cup meeldib kõige rohkem ja eelmisel nädalal selline edukas esmaüritus ehk virtuaalne Estonian Grand Prix ehk VGP, et kuidas nädal hiljem sellised muljed tunded on? Tore, et sai korraldatud, nüüd on mingid tüübid praegu Pärnust nende piletitega, mis me välja loosisime, nii et edukas üritus ja järgmine aasta uuesti. Järgmine aasta uuesti ja siin Porsche ringil, mis on sellised tähtsad asjad, mida võiks sõitja teada? Mis on need võtmekurvid? No kõik kurvid loevad, ma ei oska niimoodi öelda, tuleb lihtsalt jah. Siin on mõni koht, kus nagu pidurusmarkerid võib-olla pole, et sa pead nagu teadma, kus see piduruspunkt on mingite muude objektide järgi. Aga no muud midagi, rada nagu rada ikka, tuleb ära kasutada maksimaalselt ja gaasi anda. Aitäh sulle ja loomulikult see negatiivne kalle viimases kurvis. Ja, kõik need kalded ja hüpekad ja siin on palju põnevat selle rajal. Ja, et siin loomulikult, kui sa lähed eelviimases kurvis välja, siis sa saad selle korralikult hüppesse ka, et need, kes rohkem arkeedi fännid on, ilmselt on selle üle õnnelikud, aga siin käib korralik simusõit ja tundub, et tuleb korralik kogus aegasid. Sander, kui tohib natukene perekonna aega segada, et lihtsalt teil on siin nii mõnus selline pikniku vibe üleval, et kas võib öelda, et mootorisport on ka mingi asi, mida saab kogu perena teha? Õnneks ei ole minu kaasa või selles suhtes mu parima sõbra kaasa, aga poeg on mul kaasas küll ja talle väga meeldib kaasas käia. Või talle meeldib see pool sellest, et siis ta saab telefonis olla, tead küll nutiajastu. Aga just rääkisime sellest, et see on ikkagi privileeg, et kui poisile meeldivad samad asjad kui siis vanemale. No ma hoidsin su poissi vist aasta aega tagasi, et ta on sirgunud päris kõvasti, et veel vist päris kardi pedaalideni ei ulata. No me oleme sõitnud, Hiiumaal lasti isegi kahekesti peale ja mootorrattaga kihutab ringi, et sellest suhtes talle nagu meeldib. Et ma kujutan ette, et võib-olla see corneri aasta järgmine võib-olla teen ise, aga ülejärgmine aasta või üle-ülejärgmine aasta olen juba lapsevanemana ja karjun ka raja ääres, et sõida kiiremini. See on alati see lihtsam ja raskem pool, aga rajal toimust rääkides, et nii enda ambitsioonide mõttes kui Jazz-pesulate meeskonna mõttes, et täna Lukast stardis ei ole, aga millised eesmärgid praegu siin punktitabelit vaadates on? No Lukast ei ole, aga meeskonnana oleme kolmandad, meil on päris niisuguseid kehvasid etappe seal vahepeal olnud. Ikkagi teiseks tahaks sooja lõpuks tõusta, võiks, aga kolmandaga oleksime summa summarum rahul. Isiklikus plaanis hetkel vist 6, minu arust Kapet on 20 midagi punkti ees. Kõik on nagu võimalik. Ma ei usu, et ära ei võida, aga sinne top 3 tahaks küll tulla. Et selles suhtes vähemalt siiamaani nagu 2 halva etapi pealt on need võimalused nagu veel olemas.
eks näis, kuidas täna siin läheb, siis on juba selle etapiga tegelikult saab aru, kas on see võimalus sinna ettepoole sõita või ei ole. No loodame, et on ilus ilm ka, et koera ilma pole. Koerast rääkides, mis tõugukoer on? Korgi? Smurf on nimi. Smurf? Smurf on nimi, jah. Smurf on nimi. Et hea kokku saatma, see lapse lemmik multikas on Smurfid ja Smurf on koer, et päris vinge. No vot, eks siis sellised mõnusad istumised ja vaibid seal raja ääres on. Nii, ja nüüd kogu Roosvete suguvõsa jälle peab pilgud ära pöörama, et kuidas ma teen suguvõsale piinlikkust ja üritan rehvi panna. Ja ma kindlasti suudan rehvi vahetusele leida mingi viisi, kuidas metsa keerata. Ja ega muud, et peaks tegema hakkama, aga ma lükkan seda natukene edasi ja küsin hoopis Tõnu käest, et Tõnu, mis on rehvi vahetusel see trikk, mis on see nõks, mis tuleb kätte saada? Ma pean siin parandama korra. Rattavahetus, jaa. Juba läks metsa. Et rattavahetuse nipp kiire ja ega siin ei olegi. Pead vaatama kõigepealt oma töökoha üle, et see oleks niimoodi, et sa ei pea kuskile kaugele jalutama. Ma natukene olen siis asjad eemale pannud. Et tekikski see efekt, et kuidas ma seda tööd alustan ja kui kiiresti ma suudan selle lõpetada. Väiksed segadust tekitavad asjad on ka veel ja eks see ongi niisugune natuke loogiline, aga noh, mitte et sulle nagu pressure'it peale panna, siis iga naisterahvas peaks ka sellega tee ääres hakkama saama. Oled valmis? Ja läks. See on nüüd siis see koht, kus paljud jooksevad veidi lukku. Ja siin on ka ikka oma loogika mängus, et kui kaua sa aega viidad selle poldi keeramisega. Ütleme niimoodi, et selle ajaga on juba mõned vormel 1 meeskonnad teinud juba paarkümmend boksipeatust. Sinna alale vist sul asja ei ole. Ei. Sealt tuleks mind eemal hoida isegi. No aga ratas on ju paigas. Et nii, mis võiks järgmine olla? Aha, nii. Praegu on nagu see hetk, et speed is okay, but corner was too tight. Et no tuleb natuke peale seda räägime läbi, mis siis läks õigesti, mis valesti. Aga kes teeb, sel juhtub, kes ei tee, sellel ei juhtu mitte midagi. Ja pingutad nii kaua ära, kui võti teeb siukse klõnksu. Vot nii. I haven't had one of those. 2:33:30. Piinlik, aga mitte kõige hullem. Nutivõti, Tõnu, kuidas nutivõti töötab? See tegelikult ei ole nutivõti, see on võti, mis võiks igas töökojas olemas olla, ehk siis et minusugune, sinusugune ja ka noored preilid saaksid tee ääres ratast vahetada, siis töökoda ei tohiks keerata kinni rattaid õhkmutri keerajaga. Ehk siis praktikas on see, et kui 2-meetrise toruga tuleb neid rattaid alt ära võtta, siis see ei ole okei, et siis tuletame meelde, et kuidas keegi peaks neid siis tee ääres vahetama. Et selle jaoks on meil siis dünamomeetriline võti. Siin peal on vastavad siis numbrid ja mitme newtoniga siis mutter või polt kinni keeratakse. Siin on siis konkreetselt 140
ja kui see nii-öelda Newton jõuab sinnamaani või see vääne, siis vedru siin sees teeb siukse klõnksu, et teatada sulle, et rohkem ära pinguta. No ma üritasin pingutada vähemalt, et nüüd tuleviku perspektiiviks, kui mul on vaja natuke raha kokku hoida, ma pean ikkagi papsi garaažis need rehvid talveks või suveks ära vahetama, et mida ma oleks võinud paremini teha? Esiteks, sul oli see võti ja mida sa oleks saanud teha, ma siin keeran ühe lahti. Teistpidi ka, palju kiirem on ju. Kuule, palju kiirem. Miks ma ei teinud seda? Eks loov mõtlemine ja sellele me siin ju läbi selle võistluse nii-öelda inimesi suunamegi ja noori. Selles on puudujäägid ja kas kui sa sõiduautotehnikute pädevusvõistlust ka jälgid, et just see loov mõtlemine on võib-olla üks selline lahe märksõna, et võib-olla mingi selline stigma on see, et kõik käib mehaanikas ja tehnikas väga nagu niimoodi piirides ja kastides, aga tegelikult on just vastupidi, loov mõtlemine. Jaa, et kuldne lause, mida ma olen endaga kaasas kandnud aastaid, on see, et pole olemas lahendamatuid probleeme, on saamatud inimesed. No selle lause pealt võib öelda, et kindlasti ei ole Tõnu saamatu ja aitäh selle järjekordse ägeda challenge eest. Ja võtame siit mõned C-finaali muljed ka, et nagu see hobikaardi skeenel level on praegu, C-finaalis on väga-väga kõvad sõitjad ja nende sõitjate eesotsas on niimoodi ebaviisakalt tungime siin vestlusele vahele, et Mark, väike selline fun vist tiheda võistluskaardi hooaja sisse? No jah, see on nagu pärast Eesti meistrivõistlused, see on natukene teine, aga igaks juhuks oli väga tore. No hea meel ja alati sellisel levelil sõitjat tore ka siin rajal näha, et kuidas muidu hooaja suhtes, et mis eesmärgid võistluskaardi hooajaks praegu veel hooaja teises pooles? No lihtsalt tahtsin, et nagu fannid võita ja nagu ei ole eesmärke, ei ole võida või midagi nagu poodium või midagi, aga lihtsalt tore sõid. Selliselt kõrgetasemesega sõitjat, ärge unustage, et fun on tähtis. Mark, aitäh, et tulid täna.
kiired muljed ka siin B-finaali sõitjate poolt, et siin püüame kähku Henrietta kinni, et super saab, töö on tehtud, TK Racingule on punktid toodud, et oli päris selline pingeline B-finaal, aga Kapetiga pikk heitlus, et ei näinudki, mis vahepeal seal juhtus, et Kapet kuskil tõmbas mööda? No ütleme niimoodi, et ma teadsin, et ma kohe sõidu algusest olen niisuguses kaitsvas positsioonis, et noh, Kardiga ei vedanud praegu, et ma teadsin, et tuleb raske heitlus ja noh, eks mingid kohad katsin ära ja kiiremad ikka läksid lõpuks mööda, aga mis teha. Ja igal juhul TK Racingule punktid toodud ja väga kena saab töö, ma arvan, et Lauri Kärsin on ka uhke. Aitäh! Paar kiiret sõna ka meie esimeselt kahelt piloodilt, et pikkust palju pole, aga see pikkus, millega nad teistelt eest ära läksid, oli küll muljet avaldav. Ken, juba ütlesid, et veits igav hakkas? Jaa, hakkas natukene igav. Mõtlesime ennem Henriga koostööd, aga teised jäid hoopis maha. Nii et polnudki koostööd vaja, aga said natuke muru niita igavusest? Jah. No Ken, sellise tempoga kindlasti võib, palju õnne selle võidu puhul. Henri, palju õnne, ilus teine koht. Kas tundus Ken mingil hetkel püütav ka või see oli juba alguses selge, et läheb eest ära? Natuke oli ikka tunda, et ma arvan, Ken oli alguses natuke püüdlev, aga siis läks väike selline asi, segadus läks raja peale, siis Ken sai eest minema. Kui siin selja taha vaadata, siis vist mingit ohustamist ei olnud, et alguse poole Salvet nagu tundus, et püsib selja taga, aga siis kadus ära? Ja mul hakkas ka natuke igav isegi, aga nagu hästi sõidetud ikka. No näete, daamid ja härrad, sõitjatel hakkab igav. Remi, sul kindlasti igav ei hakanud, et tuli sõidu alguses väike spinn, et me kahjuks ei näinud seda olukorra algust, et kas siin on ka midagi, mida kohtunikele vaadata? No jaa, mul lihtsalt esimeselt sealt stardis ka, mul oli mõlemad vasakud rattad olid ka muru peal. Lükati ja siis Andresel vist jäi kaamera peale see, et oli taga. Nii et emotsioone on palju, igatahes ilus recovery Remi poolt ja emotsioone on palju, kellel on igav, kellel on soov minna kohtunike juurde, aga igatahes üks põnev A-finaal on meil siin peetud ja nii U14 võitjad olid meil ka siin praegu kaamera ees ilusti ja see on see, mis Hovikardi ägedaks teeb. Nii, aitäh ja liigume järgmise arvestusega edasi. Aplaus U14 võitjatele!